ma muudkui väetan ja väetan, kuid saak ei ole selline, nagu loodetud. Mis toimub? Taimed ei vaja ainult lämmastikku, fosforit ja kaaliumi. Nad vajavad ka mikrotoitaineid. Mikrotoitained on nagu vitamiinid, neid vajatakse väikestes kogustes, kuid nad on olulised taime õigeks toimimiseks. Kui need puuduvad, muudavad lehed värvi. Need sümptomid lehtedel osutavad füsioloogilisele häirele, millel on otsene mõju saagile. See on mikrotoitainete puuduse tagajärg. Kuidas seda probleemi lahendada? See on lihtne. Noor taim on nagu vastsündinud loom. Pole mingit kasu toidu laiali laotamisest. Te peate tagama selle, et toit satub täpselt õigesse kohta. Sama lugu on ka taimedega. Ei ole mingit mõtet mikrotoitaineid hajusalt külvata. Me peame tagama selle, et nad jõuavad taimeni. Paljud takistused muudavad mikrotoitained raskesti kättesaadavaks. Millised on need takistused? Esiteks, kõrge mulla pH. Teiseks, mullalahuses sisalduvad fosfaadid ja kaltsium. Kolmandaks, kõrge orgaanilise aine sisaldus. Neljandaks, kõrge savisisaldus mullas. Nende takistuste korral positiivselt laetud mikrotoitained sadestuvad ja ei ole enam taimele kättesaadavad. Need takistused ei esine ainult mullas. Nii võib kergesti juhtuda ka pritsimispaagis. Nendeks takistusteks on esiteks vee pH, teiseks biokarbonaadid või vee karedus, kolmandaks vees või väetistes sisalduvad fosfaadid ja kaltsium, neljandaks mõned taimekaitsevahendid. Nende ebamugavuste vältimiseks sünteesib Treitkorp omaenda EDTA ja EDDHA kelativad ained ja kujundab omaenda kelaadid. Nagu linnunokk kaitsevad Treitkorpi kelaadid mikrotoitaineid negatiivsete koostoimete eest. Tänu nende tugevatele sidemetele toimivad kelaadid nagu kaitsev kilp. Toitained on siis taime poolt kergesti omastatavad. Kuid miks me peaksime kasutama Treitkorpi kelaate? Seal on mitmeid eeliseid. Esiteks, Treitkorpi kelaadid on palju efektiivsemad kui teised levinud alternatiivid, sest nad jäävad ebasoodsates keskkondades aktiivseteks ja omastatavateks. Teiseks, me toodame oma tehastes kelaate kelaatimise määraga 100%. See tähendab, et iga toitaine on kaitstud ja seda kogu aeg. Lõpetuseks, Treitkorpi kelaadid sisenevad efektiivselt taime nii juurte kui ka lehtede kaudu. Tulemus, minu taim on paremini toidetud, mikrotoitained on 100% efektiivsed ja saak on kõrgem. Kõik tänu Treitkorpi, EDTA ja EDDHA kelaatidele.